Tere minu poolt teile, kes me oleme. See küsimus mul tekkis seda ettekannet kokku pannes, et meil eesti keeles ei ole sellist üldist nime, mis meie kui teede tegijad võtaks kokku töömehed, insenerid ja ka soopooled ehk naised ja mehed. Me ütleme teedemehed tavaliselt, aga jätame nagu tänapäeval on meil igatahes naised väga kõvad tegijad teedealal. Ja seetõttu siis ma jagaks ka praegu oma edasises jutus niimoodi, et ütleks siis tee tegijad ja tee kasutajad. Kusjuures siis see esimene tee tegijad on ka ju tee kasutajad, eks ole. Nii et me keegi ei saa oma elus läbi teed kasutamata. Kuna aega vähe, siis sissejuhatuseks rohkem aega ei ole. Ja tavaliselt, kui siis me niisugused mitte eriti otse mitte tuttavad inimesed kokku saame, siis kõige esimene teema, millega siis tuttavaks saada ja nagu arvamusi vahetada, on ilm. Ja tavaliselt öeldakse siis tänapäeval, eriti viimasel ajal on see, et mis selle ilmaga meil siis lahti on. Ja ega minagi ei tea, mis taga lahti on või kas taga üldse midagi lahti on. Et selle poolest on siis asjad nii, see on minu arvamus. Nüüd üks tark mees on siis meie Eestimaa teedeehituse kohta kirjutanud niisugused laused ja peab ütlema, et minu praktika on näidanud, et siin on päris tõsine iva sees ja mehaanikuna on siis selle vintske pinnasega ja eripalgelise pinnasega tulnud väga palju masinaid lõhkuda ja närve kulutada ja eks see blond peagi on paljus selle tulemus. Ja nüüd, kui me oma asukohta vaatame, siis oleme, põhjatipp on meil siis Vaindloo saare juures, see on siis 59,5 kraadi põhjalaiust. Ehk siis me oleme 1/3 kaugusel põhjapoolusest ja 2/3 kaugusel ekvaatorist. Ja lõunatipp, siin kohalikud elanikud peavad teadma, kas ma olen õigesti selle märkinud, on siis meil 57,5 kraadi põhjalaiust ja Karisöödi küla ja Õuge valla Võru maakonnas. Nüüd üldiselt me asume siis põhjapoolkeral ja me näeme, et me katsume tehnikat. Me katsume või tähendab näeme, et siin selle kera keskel on selline suur valge laik. See on meil arktiline ookean ja valge on ta sellepärast, et ta on tavaliselt jäätunud. Ja maksimaalne pindala, mis ta siis meil märtsi lõpuks ära jäätub, oli headel aegadel 16 miljonit ruutkilomeetrit. Praegused viimased aastad on kuskil 12 ja 14 vahel see olnud. Ja see sama suur jääväli on meil siis pideva jälgimise all. On siin vasakus nurgas, te näete, et on üks teleskoop seal ja 79. aastast iga päev ta pildistab seda valget ala ja annab siis maale teada, et nüüd on muutus sinnapoole ja muutus teisele poole. Ja siin te näete siis 30. septembri tänavu aasta seis on siis selline, et jäätumisala on siin selline valge ja siin on selline oranž joon. See on paljude aastate keskmine peaks olema nüüd täna või tähendab 30. septembril siis oleks pidanud seal olema. Nii et näete, et jäävälja on vähe. Ja
ja seda te näete ka siit alt selle graafiku pealt. Siin on jälle siis, et noh, juuli-august, siin ütleme septembri lõpuni ta sulab, siis on see maksimum sulamine. See joon on nüüd 2012 oli siis kõige suurem sulamine, jäi järele ainult 3,4 miljonit ruutkilomeetrit ja tänavu aasta maksimum sulamine on siis 4,6, nii et ikkagi 1 miljon ruutkilomeetrit veel selle kõige rohkem sulanud aastaga võrreldes. Ja noh, tuletame siis meelde, et Tallinnast siis põhjapooluseni on 3398 kilomeetrit. Et selline on siis see meie asend ja meie kliima põhitegija on siin. Ehk siis kaks asja, mis meie igapäevast ilma muudavad, on vesi oma 3 olekus ja õhk. Et teine vesi, mis meil siis seda meie kliimat hoiab elamiskõlblikuna, on siis golfijoovus, mis toob siis siit India ookeanist seda sooja vett. Ja see loomuliku tsirkulatsiooniga siis liigub meil sinna kuskile Norra ranniku lõppu. Ja siis jahtub, vajub maha ja tuleb jälle tagasi, nii et selline loomulik tsirkulatsioon käib. No on olnud siin selliseid ütlusi, et pidavat see tsirkulatsioon on vähenenud. No ei tea, igatahes praegu töötab. Ja siis õhk on siis sellesama valge mütsi kohal on väga kiires liikumises. Siin on sellised tugevad jugavoolud, mille kiirus tavaliselt on 100-120 kilomeetrit tunnis, aga ulatub kuskil ka kuni 400-ni. Ja keskel on siis madal rõhkkond ehk see õhk, kui see jugavool on kõva, siis see külm õhk sealt, meie vaates külm ikkagi, kui seal on ka -20 või -40, see on juba meile väga külm. Et see hoitakse seal kinni ja me võiks nagu oma ilma panna päevade kaupa terve aasta jooksul paika. Aga nagu looduses ikka, ta seal kinni ei ole nii ja vahetevahel see sama jugavool, kui ta seal see kiirus tal millegipärast langeb, siis ta ei jõua enam seda külma õhku siin kinni hoida ja tekivad sellised sopistused välja. Ja need on sopistus, vaatame siin selline väike, aga see on üle Euroopa ulatuv ja nii edasi. Ja siis tuleb külm õhk meile külla ja kui kauaks ta külla jääb ja millal ta tuleb, seda praeguste teadmiste juures ja tehnika juures me ütelda ei saa. Me võime nüüd öelda, et eelmise järgi, et meil on nüüd suurem sulamine olnud ja nii edasi, et võib-olla tuleb siis soe talv, aga ei pruugi, sest ma ütlen, et kui seal ka nüüd 40 asemel 35 miinust on ja see meile tuleb, siis ta on ikkagi suur. Ja et kas siis on midagi muutunud, näete, maailmas siin New York 66 näitab siis lume seda ja siin on Maanteemuuseumi jõulukaart, näitab siis meie lund, nii et ei ole midagi siin erinevat siin maailma eri paikade juures. Ja see on siis see kõige kuulsam maakera pilt meie armsast maakerast. Ja tal on isegi nimi pandud, on siis sinine marmorkuul ja selle siis Apollo 17 meeskond tegi 29 000 kilomeetri kauguselt, kui nad lendasid kuu poole. Et siin igatahes meie tööd nagu näha ei ole, aga kui me oleks siis zoominud nagu ligemale, siis me näeksime selliseid
triipusid siin maa peal ja seda siis meie kõvemad kriitikud ütlevad, et no teil on ikka hirmus amet küll, et teete meie emakese maa näkku neid arme, eks ole. Et see on siis see meie tee tegemine. No see on igaühe nagu see. Ja neid arme on siis maakera peale päris palju. Nii meie poolt tehtud kui meie esivanemate tehtud. Nii et kokku peaks teda, vabandust, näed sõrma ka käima. Et kokku peaks seda olema 65 miljonit kilomeetrit umbes. Ja siin te näete siis riikide järgi, USA on siis esimene ja India peaaegu järele jõudnud üle 6 miljoni kilomeetri. Ja kõige viimane on siis Tuvalu. See on saar Vaikses ookeanis ja seal elab 15 000 inimest. Ja nemad on väga rahul oma 8 kilomeetrise teega. Ja nende ees siis 2020 või 221 on meil siis, kes te arvate, Vatikan on linnriik, temal on 9 kilomeetrit teed. Nii et ja kui me siis võrdleme, see on Hiiumaa elanike arv kuskil 15 000 või 13 000, palju seal on, eks ole. Et kui hiidlastele ütleks, et homme on teil kasutada 8 kilomeetrit teed, kas nad rõõmsad oleks, vaat ei oska väga öelda. Ja siin on siis riikide arv ka välja toodud, näete, et ikkagi sellised 10 kuni 100 000 ja kuni 10 000 on ikka enamus riigid on sellise teedevõrguga. Ja siin on siis Tuvalu poisid, neil on oma jalgpallimeeskond rõõmsa nägudega ja nii edasi. Ja Eesti on siis nii, et väga kaua ja praegustes igasugustes välisandmetes on ka 59 000 kilomeetrit meil teid. Aga nüüd järsku Transpordiametil kodulehe peal on ka juba uued andmed. On siis nii, et tuli meil kõvasti teid juurde, ilmselt siis tehti üleloendust ja nii edasi ja just era- ja metsateede osast näete on siin 18 pealt 48 peale. Ja nüüd on siis meil 89 716. Ja mina aasta ja poole pärast jõuan siis ära tehtud oma 200 miljonit sammu ja läbi käinud siis olen oma puusaliigendite ja jalgadega 176 000 kilomeetrit. See siis tähendaks seda, et ma olen nüüd kogu Eesti teedevõrgu 2 korda läbi käinud. Nii et teen kõva peo selle peale. Ja kui me siis nüüd neid arenguid vaatame, mis me siis oleme teinud, siis oleme siin näide on Brasiiliast, kus tee laius on juba 250 meetrit ja pidevalt need teed muudkui laienevad ja laienevad. Ja ega siin tee tegijatel on ju tee kasutajate surve peal ja näete, et ega see 250 meetrit on kasutajaid kõik täis. Et siin ongi nüüd esimene suur mõtlemine, et kuhu siis edasi. Et kui meil oli 65 miljonit kilomeetrit pikkuses, siis pane need laiused juurde ja siis me need ruutkilomeetrid, mis siis teede all on, seal me peame kasutama seda laste ja seda hästi suurt mõõtühingut ehk must miljon ruutkilomeetrit on siis teede all meie armsast planeedist. Ja teine probleem, millega siis meie teedemeeste kallal on käidud, on see, et me saastame loodust. Ja Euroopas on meil siis, siin on andmed olemas, 4000 kuskil asfalditehast
ja noh, ümmarguselt 300 miljonit tonni asfaldi teeme aastas. Ja eks me kõik oleme ju sealt tehaste juurest ja kas või siis laoturi juurest läbi käinud ja tundnud, et seal seda lillelõhna nagu eriti ei ole. Ja mida varemate aegadel me käisime, seda rohkem oli seda teist lõhna. Et noh, Euroopas on siis Ameerikaga see vahe, et meil on sellised portsiontehased, ehk siis tuleb Juhan ja ütleb, et mulle segu number sellist 3 ja siis operaator paneb arvuti peal selle segu sisse ja ta need tonnid saab. Aga siis ameeriklastel on sellised, noh, kuna teed on üle 6,5 miljonit, siis on suured objektid ja seal on siis pideva toimega. Ehk siis ühest otsast pidevalt materjal tuleb välja, teisest otsast tuleb siis segu välja pidevalt. Et see on nüüd olnud meil siis, noh, eks me ise ka ju, ega me ei taha ikka meelega nüüd midagi siin ilmas nüüd käkki keerata ja nii edasi. Ja ka rohelised on sellele juhtinud tähelepanu, siin on küll nüüd õnneks on see möödanik, aga kõiki neid pilte ma olen näinud ja ilmselt siin teised vanemad mehed ka ja ise tegelenud asjadega. Et lagedile, tähendab, meil tehti tehaseid, aga puhastusseadmeid ei tehtud, kuna selle peale öeldi, et see mõttetu raha kulutus, see sisse ei too midagi. Ja siis lagedil sai siis esimene puhasti, käisime Kiievi instituudist, saime sellise pööris veekardinaga töötava puhastusseadme ja pärast võtsime siis proovi, et mis ta siis oli ära puhastanud, sinnas oli terve Mendelejevi tabel oli seal sees. Et sellised pildid olid jah, eriti kui kes sõitis tollal Mäo ristist mööda, siis alati seal paremat kätt kui Tallinna poolt tulla oli tohutu selline tossupilv üleval. Ja siis praegu ongi suund kogu maailmas sinna, et tuleb seda kuumutustemperatuuri segu tegemisel vähendada. Praegu ta on seal kuskil 150–180 kraadi ja minna sinna 100 kraadil lähemale. Ja see on huvitav, et seal näete, et 12 kraadi, kui me juba vähendame seda temperatuuri, siis 50% juba seda eritist sinna väheneb, mis taevasse läheb. Ja siin te näete siis kuumsegu ja siis soe segu laadimine, et milline siis ühel on sinine pilv ja teisel ei ole. Nüüd küsitakse, et kes kurat need teed siis kõik on meil nüüd paika pand ja selle põhjustaja on algpõhjustaja, siis viib meid see ajaloo uurimine viib Vana-Rooma riigi juurde, mis oli siis 4. sajandist enne Kristust kuni 500 peale Kristust, 900 aastat. Ja see ei ole mitte puu ega põõsas siia joonistatud, vaid siin on siis, näete, Rooma on siin ja need on kõik need teed, mis siis Roomast, noh, ütleme siis välja lähevad või sisse tulevad. Ehk siis leegionid läksid marssides uusi maid vallutama ja siis, kui olid vallutatud, siis neid teid pidi tulid siis andamid sealt, kus siis vallutatud maadest olid kokku kraabitud. Et selles mõttes roomlased tegid muidugi kõva tööd ja kas siin meil näete, et ühendusteed, noh, Euroopa teede selline alusvõrk, võiks öelda, ongi roomlaste poolt paika pandud, no näete 400 000 kilomeetrit ja nendest siis kattega ehk siis kiviplaatidega sillutatud oli 80 000. Ja kui me vaatame nüüd roomlaste teedeehitustehnoloogilist protsessi, siis ega tehnoloogias midagi vahet ei ole ja põhimõtetes, ehk siis tee-ehitusel ja tee 3 peamist vaenlast on
number 1 on vesi, number 2 on vesi ja number 3 on ka vesi. Nii et seda roomlased teadsid ja seda nad ka tegid, et neil oli kõik see mulk ja kuivendus oli olemas. Ja kui me nüüd võrdleme siis seda tee tegemist, vasakul te näete siis, et tehnoloogiliselt, nagu ma ütlesin, sama, aga tegijad lihtsalt on teised natuke, eks ole, et näete, siin on inimesi, et siin ühtegi inimest näha enam ei ole, kuskil ta võib olla seal puldi taga või kodukontoris istub ja juhib meie robottehnikat. No praegu veel päris robotite peale üle mindud ei ole, aga 3D masinjuhtimine on meil juba Transpordiameti poolt ka nõutud, et masinatel oleks peal. Ja siin siis irvambad on siis selle kohta öelnud nii, et nendel ehk roomlastel neil polnud mingisugust teaduslikku kraadi ega midagi ei olnud, aga tegid teed, mis on tänaseni siis üle 2000 aasta, on praktiliselt kasutuskõlblikud ja kui seal peal siis käid, kes on käinud, ütlevad, et see on täiesti niisugune eriline tunne, kui vaatad, kuidas need kivid on kõik nagu sooned sisse sõidetud, et kui paljud minu eelkäijad on siit üle läinud ja kui on niisugused erilised mõtted, et tasub sinna vaatama minna. Ja siin te näete siis, et ja siis tulid siis kõrgharitud insenerid ja said sellise tulemuse. Aga insenerid tulid muidugi ja tegelikult olid insenerid väga targad ja siin on niisugused nimed, mis meil siis kõik teede asjandust õppijad inimesed peavad teadma ja teavad, on siis Trezeguet ehk siis Prantsuse mees ja siin on 2 šotlast, John Macadam ehk Macadam kate on ka praegu meie ehitusnormides olemas, nii et kõik te teate seda, siis on Thomas Telford, 2 šoti meest ja John Metcalfe. See oli huvitav selle poolest, et tema jäi 7-aastaselt jäi täiesti pimedaks, see oli pime teedeinsener. Vaat ei oska öelda, kuidas ta tol ajal hakkama sai, aga näete, et hakkama nad said ja tuli välja, et nad olid seda roomlaste asja uurinud ja siis tegid omad ettepanekud, milline peaks see tee ristprofiil olema. Ja Telfordil ja Metcalfe'il on siis, näete ka püstitatud nende töö austuse eest on siis mälestusmärk. Noh, meil on siis Saaremaal võiks vastu tuua on Sassi sild, et ei ole eraldi mälestusmärk, vaid on see tõesti, millega siis inimene tegeles. Et see on muidugi väga, väga tervitatav, kui niisugused asjad tehakse. Ja siis vahepeal toimusid sellised asjad, et Pennsylvanias hakkas üks mees siis naftat puurima, tegi 20 meetrise augu ja hakkas naftat puurima ja hakati linnu valgustama selle nafta kergemate fraktsioonidega. Sealt läks asi edasi ja kui sakslased olid siis igasuguste söe peal mootorite katsetamise ära lõpetanud või õhku lennanud nendega. Ja siis lõpuks Otto siis leiutas meile sädesüütega mootori ja diisel leiutas meile survesüütega mootori. Siis Karl Benz, jälle sakslane, pani siis selle Otto mootori siia oma tegi sellise 3-rattase aluse, mis oli siis põhiliselt nagu jalgratta pealt võetud osad ja tegi sellise iseliikuva, noh, kas seda autoks nimetada, aga sellise masina valmis. Kõik muidugi teda naersid ja ütlesid, mingi hull leiutaja teeb meil nüüd iseliikuvat hobust siin ja nii edasi.
ja siis oli sedasi, et ta panigi selle kuuri alla ja oli väga nukker ja lõpetas asja ära. Aga tema proua Berta on seal keskel, istub kahe poisi vahel, need on tema pojad. Võttis siis asja kätte ja üks varahommikul võttis poisid ka kaasa ja ajasid kuuri alt masina välja ja ütlesid, et nüüd sõidame vanaema juurde ja näete seal see punane tee, mis on nüüd täna on siis selline Berta mälestustee Saksamaal kuskil 110 või 115 kilomeetrit. Noh, sellist teed pidi ja sellise masinaga ja 3 inimest peal. Ja tehti see ära ja siis hakkas nagu üldsus ja ajakirjandus ja kõik võtsid sellest kinni, et näete, üks nõrk naisterahvas tegi sellise reisi ära. Ja siin te näete, et on siis nad seal apteegi juures. Siin nad peavalutabletti ei osta, vaid ostavad kütust selle masina, sest see tarvitas siis ligroiini. See on see niinimetatud petrooleumi ja bensiini vahel erikaaluga, selline raske bensiin kutsud. See oli siis kütuseks ja praegu see apteek siis reklaamibki ennast nagu esimese tanklana. Ja poisid olid sellepärast vajalikud kaasa võtta, et see masin käivitus oli vaja teda lükata käima ja kuna ta oli ainult 3/4 hobujõudu võimsusega, siis mäkke tõusudel oli siis vaja nagu takka lükata. Ja siis läks mölluks lahti ja tulid tellimused ja Pents tegigi väike seeria ja vaatas, et tuleb ikka uus ja parem teha ja tegi 4-rattase Pents Velo valmis. 1994. aastal selle valmis sai ja siin on üks ajalehest kuskilt on selline, et esimene auto Eestis 1995 oli Eestis selline Paide kreisiametnikul ja paistab, et see ongi Pents Velo. Ja on kirjutatud, et pärast teenivad see või praegu teenivad veel kirikuvankri, no seda ma ei tea, mis aastal see on kirjutus on tulnud. Aga ju siis mootor ütles üles, pandi aisad külge ja see oli ju kihvt vanker. Aeg jookseb kuidagi, kus ta jookseb meil. Ja siis läks mölluks lahti. Näete siis sajandivahetusel pandi siis neid väikseid mootoreid, noh me tõuksideks nimetame praegu. Ja siin te näete, et see väidetavalt on Coco Chanel on seal vasakul üleval, noh te praegu suurtel vastuvõttudel Chanel nr 5 lõhna on kõik majad täis. Et nii ta oli ja näed, siin on tankimine ja nii edasi. Ja siis tulid ka niisugused 2 sõpra nagu Thomas Alva Edison ja Henry Ford, kes algul Edisoni akufirmas töötasid ja pärast siis Ford tuli sealt ära ja tegi Ford Motor Company. Ja siin te näete siis need raudnikkel akud Edisoni omad ja siin ta on ise siis juba auto peale pannud. Siin on 1904 New Yorgis on juba bussid sõidavad elektriga ja taksod sõidavad elektriga ja nii edasi. Et kõik see on olnud, mis täna on ja täna siis kui me vaatame, on siis laadimisjaam 904 ja tänapäevane. Ja siis läksid ka tõukside peale juba akud ja siin on siis näete, et ei ole enam mootorid, vaid akudega sõitvad tõuksid. Ja Fordi suured mõtted olid siis sellised, et mitte miski ei ole raske või keeruline, kui see jagata niisuguseks väikseteks juppideks või töödeks ja siis saad ühe suure asja kokku panna. See oli siis tema selline mõte, miks ta tegi selle autode liintootmise. Ja siin ta räägib siis, et rääkisin inimestega, et mida nad kõige rohkem tahavad. Kõik ütlevad, et tahaks kiiremaid hobuseid. Tähendab, on vaja jälle ikka mootoriga asja. Ja noh, see visioon ilma nagu
täitmiseta on siis hallutsinatsioon. Noh, see selleks. Ja siis ta tegigi omale selle tehase, milles siis ei olnud mitte seal üksiktootmine, vaid oli suur tootmisliin, kus oli keeruline tuhandetest osadest koosnev auto, oli jagatud siis operatsioonideks ja muudkui tuli teisest otsast välja. Põhiülesanne oli tal see, et üks tõeline selline hea töömees saaks oma kuupalga eest selle auto osta. Nii et kuskil algul oli vist $750 ja vist oli isegi müüdi kuskil odavamalt. Ja siin tema see kuulus Model T, mida siis toodeti 15 miljonit tükki ja mis oli väga populaarne ja valiti siis eelmise sajandi autoks. Ja siin ta siis poeg Edseliga sõidavad siis selle 15 miljonda Fordiga. Samas paralleelselt hakati siis ehitama neid Forde igasuguseks põllumajandustööde jaoks ja lõpuks päris traktor välja. Ja siis nad pojaga mõtlesid, et paneme ka siis traktori tootmise käima, aga juba tol ajal oli siis Konkurentsiamet töötas seal ja ütles, et Ford Motor Company ei tohi traktorit tegema hakata, et on turuosa läheb liiga suureks. Täna. Ja siis pandi käima Fordson traktorite tootmine ja see sama Fordson on siis mis meile Eestimaale tuli, see sama Bitburger, see on siis tema baasmasin, näete, Fordsoni tagumine ots on siin, esisild on siin ja siis vahele pandi siis öölitera. Ja Fordson oli samuti väga populaarne ja see oli kõik siis algus, kui oleks Berta teadnud, millise džinni ta pudelist välja lasi selle oma reisiga, siis näete, mis tänapäeval siis toimub, on 2,6 autot sekundis tuleb, nii et 83 miljonit aastas ja siin on siis suuremad tootjad. Ja siin on siis ennustus, et kui palju meil, palju meid on, 8 miljardit, 2 miljardit, aga ma arvan, et see ennustus on liiga väike, sest hiinlased ikkagi autostuvad väga kiiresti praegu. Ja see tõi siis kaasa need, millega me ka otseselt kokku puutume, ehk siis nimetaks siis neid maanteelahinguteks. Ja täna, kui maailma teedes vaadata, siis 1,2–1,3 miljonit inimest saab teedel surma. Üks laul oli see, et eile sõber läks jäigi teele, et täna võib see saatus leida mind. Et see on üks Eesti elanikkond kaob iga aasta ja see ei ole sugugi hea. Ja vaatasin 2. oktoobril, see on siis eile, eilse päeva jooksul hukkus 3712 inimest maailmas. Nii et see on suur probleem. Samas näete, lennuõnnetusel on seal vist on 350 ja rongiõnnetus 4000. Nii et suur probleem, jah. Ja Euroopa Liit muidugi tuleb au anda, et üle 50 000 pealt on siia 20 000 alla jõutud ja ikkagi üldiselt on graafik langev. Ja Eesti on siin, näete, 2024 oli natuke suurem, aga seal kuskil ikka 50–60 vahel kogu aeg ta kõigub, see on ikka ka palju. Et kus siis pääsetee on? Kas läheme looduse juurde tagasi ja jätame inimesed ellu või siis kuskil peab midagi tõsiselt muutuma. Et
vist uut teemat enam ehk Tori hobust me ei jõua vaadelda, aga Maanteemuuseumi oli siis meil 25 aastat ja ideest muuseum teha oli 50 aastat, aga Tori hobusel oli 100 aastat see aasta, nii et see loom on muidugi üle maailma on ta väga palju inimkonna, nagu öeldakse, arengule kaasa aidanud ja see hobune ka meil Eestis ja minul on ka, kuna ma 13 aastat esimesed elasin külas, on väga head mälestused hobusega, kusjuures 2 neist on sellised, oleks võinud väga kurvad olla, aga lõppesid hästi. Nii et siia jääme pidama ja kui siis järgmine aasta tuleb, siis jätkame sealt. Tänan teid. Kas kellelgi on Raimole küsimusi? 1-2 küsimust jõuame võtta. Ma küsiks siis ise sel juhul, et te olite ka muuseumi asutamise juures ja mul oli üks dokument koostatud teie poolt, millest juttu tuleb. Ja seal oli ka mainitud, et see muuseumi loomise mõttel üks tõukejõud oli inspireerida noori põlvkondi. Ja ma ise käisin Henry Fordi muuseumist 10 aastat tagasi, täpselt sügisel 2005. Henry Fordi loodud Ameerika innovatsioonimuuseum Dearbornis, Michiganis, Detroiti lähedal. Ja seal oli muuseumi loomise mõte oli see, et ta tegi alustuseks kooli ja kooli juurde muuseumi, et õpilased inspireeruksid varem loodust. Et kas siis siin oli sama mõte, mis Henry Fordil? Jaa, kui meil oli 2001 vist oli see aasta, kui meil oli siis juba esimene muuseumi direktor oli tööl ja oli meil varahoidja oli tööl. Olime Põllumajandusmuuseumis oli meil selline muuseumi volinike suur koosolek. Ja seal oli meil muidugi põhiküsimus oli see, et päästa või alles hoida need esemed ja mina kui masinate eest et need masinad, mis olid meil siis nõukogude aja sellest Vanaraua plaanist olid veel alles jäänud ja eriti vaatasime siis Saaremaa poole, et Saare peal oli ikka natuke teistmoodi asi, et seal midagi säilis ja tõesti leidsimegi sealt ka. Ja et esimene küsimus oli see ja siis oli seda, et teine oli siis see, et võimalikult need masinad, kõik mis me siis nagu säilitame ja muuseumi toome, oleksid nad taastatud sellisesse olukorda, et nad on võimelised oma tööoperatsioone tegema, ehk siis rahvale näitama. See oli siis see punkt ja teine oli siis see, et siin territooriumil tuleb leida selline koht ja minu meelest vist kuskil algplaneeringus on ta ka sees, kus siis saaks demonstreerida just, et kui koolilapsed tulevad, et näitame neile, et vaat nüüd tee öövel, ta on selleks ette nähtud. Sest et üks direktor, Kadri nimeline ütles ükskord, kui ta avas seda halli seal, et minu silmis on need kõik ühed suured kolakad. Või jurakad, mitte kolakad, jurakad. Ja ongi nii, et nüüd selle sünnipäeva ajal olid minu endised koolikaaslased 50 aasta tagused TPI-st mehaanikainsenerid kõik ja kuna siin see teisel pool tänavat käis teekasutajate kõva möll, siis tulime üle tee siia ja siin ei olnud mitte kedagi, jumala vaikus oli, et tee tegijad olid siin nukras niisuguses üksinduses ja ma sain täiesti niisuguse tavalise häälega neile rääkida, kuidas see öövli suur ajalugu meil Eestis on olnud. Nad ütlesid, huvitav, me oleme kõik siin käinud, me oleme sellist neist mööda käinud, vaata, et nii huvitav asi. Et vaat siin ongi see, et kuidas seda nagu nüüd tavalisele inimesele, teekasutajale selgeks teha, mis nad on. Või nüüd läks juba sama pikaks jutt kui see.
ja muidugi on see, et järelkasv on väga tähtis ja teda harida ja ma täna ei jõudnud sinnani, aga meie 2 viimast suurt sündmust, see Pärnu uue silla montaaž ja meie seal selle Kanamaa viadukti nagu see varistamine ja kõik tema ehitus. Vaat seal oleks olnud nüüd suured momendid, kus me oleks saanud populariseerida oma eriala, eriti Pärnus, kus oli jõekallas, oli rahvast täis ja nad oleks ära selle teeninud, et oleks seal üks valjukas olnud püsti ja oleks räägitud, nüüd tehakse seda nüüd. Me seal vaatasin inimesed õikasid sinna, kui läks jopega mees. Mis te nüüd teete seal, mis nüüd hakkab toimuma? Ta mukaatsest midagi ütles, aga need inimesed oleks teeninud selle asja ära ja see oleks reklaam. Nii et muuseumil on järgmiseks 25 aastaks mõtlemisainet, eks ole? Aga meil on kingitus ka. Ärge veel. Minule. Oi. Aitäh Raimo Hundile.